Täna testime TTÜ söögikohtasi, igalt poolt tellime omale päevaprae või siis samas hinnaklassis oleva söögi ja anname neile 10 palli skaalal punkte ning paneme siis enda poolt paremas järjestusse kõik söögikohad, kus tudengid käivad. Nii, esimesena tulime siis majandusmajja ja tellisime päevaprae, milleks oli viinerikaste ja see maksis 2,20, kui ma ei eksi. Sööme siis seda toitu ja anname 10 palli skaalal punkte. Täitsa hea kõhutäis. Ma arvan, et sellest on korralikult kõhutäis ja suhteliselt odav ka ja mina annaks, ma arvan, et ma annaks ühe 6 või 7, anname 7 punkti 10 palli skaalal. Mina annaks 5 punkti, ei mõtle päris niimoodi, et vaatad menüüd ja mõtled, jess, täna on viinerikaste, vaid pigem on selline, et okei, täna saab odavat kõhu täis. Ja lisaks oli üks kartul meeletult soolatud, et täiesti selline keskmine kõhu täis, et tubli 5. Ma arvan, et ma annaks 6 punkti, sellepärast, et täitsa keskmine selline midagi väga viga ei ole ja selle raha ette väga hea. Nüüd oleme Raamatukogu sööklas, kus siis paraku päevapraad ei olnud, aga tellisime samas hinnaklassis toidu, mis maksis 2,50. Mina isiklikult annaks sellele, ma arvan, et ka 7 punkti, nagu ka majandusmajas. See nägi tunduvalt parem välja kui majandusmaja sööklas see toit. Aga sellise hinna eest oleks oodanud ka midagi muud. Visuaalselt nägi parem välja kui majandusmajas. Kindlasti annaks 6 punkti, aga oleks samamoodi oodanud midagi enamat. Et nime järgi tundub, et jess, nüüd saab korralikult kõhu täis, aga ootaks ikkagi natuke rohkemat. Mina oleks samamoodi oodanud midagi enamat ja ma arvan, et majandusmaja salatid olid natuke paremad, et ma annaksin ka 6 punkti. Oleme siis Peamaja kohvikus ja siit tellisime ka enam-vähem samas hinnaklassis prae, milleks oli kuljaš, sealiha kuljaš. Võtsime selle riisiga, kõrvale porgandisalatit ja kapsasalatit. Kõige odavam siiani kõikidest, mis me tellinud oleme. Ja kõige parem poleks ütlema, nii et mina annan 8 punkti. Porgandisalat oli väga hea ja hinnakvaliteedi suhte võrdluses ma paneks sellele tubli 7 punkti. Ma nõustun ka, et salatid olid väga head ja hinna ja kvaliteedi suhe oli tõesti paigas ja ma arvan, et ma annaks 8 punkti. Liha oli ka väga hea. Oleme nüüd 6. korpuse sööklas ja siit tellisime pannkooke. Peaks ütlema, et pannkoogid olid kõige odavamad, 1,60, mõned isegi odavamad ja keskkond on ka päris mõnus, siis vaatame, kuidas maitseb. Ma annaks 9 punkti. Mina annaks ka kindlasti 9 punktist, et mõlemad pannkoogid olid väga head, nii soolane ja magus. Tõesti hea. Võib öelda, et mina rahule lõpuks hinnakvaliteedis olen väga paigas ja ma usun, et igati väärt 9 punkti. Lõpuks jõudsime välja pööningule. Siin tellisime nädala pitsa, mis maksis 3,80. Kõigepealt ütleks, et teenindus on väga hea. Pitsa oli ka väga hea. Selles mõttes, et 3,80 oli hind, et kui võrrelda päevapraadidega, mis me kohvikutes saime, siis oli kõige kallim. Aga arvestades seda, et tegelikult sellest saab 2 inimest söönuks, siis ta oli hinnakvaliteedi suhe väga hea. Ja ma arvan, et ma annaks 8 punkti. Võib öelda, et võrreldes teiste päevapraadidega, kus ma maksan 2 eurot ja mõtlen, et okei, et enam vähem oli nagu ta oli, siis tegelikult pööningult 2 peal pitsa võtta on
usun, et hinnakvaliteedi suhe on väga hea ja samuti annaks 8 punkti. Kindlasti, kui mul oleks valida, et kas võtta päevapraed või tulla sõbraga siia pitsat sööma, läks kindlasti sõbraga pitsat sööma ja sellepärast paneks ka 9 punkti. Käisime üle TTÜ 5 erinevas toidukohas, kus olid väga erinevad toidud ja kõik olid väga head, peaks ütlema. Aga nagu nägite meie subjektiivset arvamust, siis kindlasti käige ise ka kõik läbi ja ma arvan, et igal lipikale on sobilik söögikoht TTÜs olemas.